See ei olnud vaid ühekordne rünnak, see oli süstemaatiline rünnakute seeria mitme kuu vältel, mis Leedu riigi registrite keskuses toimus. Tagajärg 600 000 inimese andmed on nüüd kellegi kurja käes ja avalikkus teavitati sellest pea pool aastat hiljem. Jūs patys suprantate, kad ta informacija buvo pakankamai jautri ir nepatikrinus šios informacijos mes negalėjome informuoti gyventojų apie tai, kad duomenys pavogti ar ten nutekinti. Pärast Leedus puhkenud skandaali paljastab küberturvalisuse keskus tõsise probleemi. Koguni 2/3 ettevõtete infosüsteemidest on ebaturvalised. Inimesed tormasid koheselt uurima, kas nende andmed on pahalaste kätesse sattunud. Ka ametnikud ja riigipead ei jätnud asja kontrollimata. Šiandien pasitikrinau, esu tarptų, sakime, laimingųjų kabutėse, kurie neprarado šiuo atveju duomenų. Miks üldse toimuvad sellised rünnakud? Stsenaariume on mitmeid, aga on 2 kõige selgemat põhjust. Esiteks soovitakse koguda andmeid, et teha petukõnesid. Teine variant, mille üle spekuleeritakse, on see, et ründajaks võib olla mõni riiklik ründaja, näiteks Venemaa, kes tahab enda huvides andmeid ära kasutada. Ma arvan, et see näitab nagu leevaid trende, et idanaabril on huvi meie andmete vastu. Samamoodi kui Ukraina sõda hakkas, siis oli ka näha, et sealt püüti teha erinevaid andmekaebeid, et ma arvan, et see tähendab lihtsalt seda, et ka meie riigiasutused peavad lihtsalt olema valvsad ja jälgima, nagu mis toimub. Eestis oli alles 2024. aasta aprillis suurem andmete lekkimise skandaal seoses Apoteekaga. RIA andmetel varastati sealt ligi 700 000 isikukoodi, üle 400 000 e-posti aadressi, ligi 60 000 koduaadressi ja umbes 30 000 telefoninumbrit. Varasemalt 2021. aasta suvel tuvastasid Riigi Infosüsteemi Ameti eksperdid ebaseadusliku dokumendifotode allalaadimise isikut tõendavate dokumentide andmekogust. Alla laaditi üle 280 000 inimese dokumendifotod. Samamoodi me oleme ikka hiljuti näinud seda, kus püütaksegi mingeid kasutajakontosid üle võtta, just eesmärgiga saada nagu tundlikud andmeid. Et nendes juhtumites ma ei saa avalikult rääkida, kes need ettevõtted on, aga ma valdkonna eksperdina olen nagu kuulnud mitmeid juhtumeid, kus siis püütakse mingit kasutajakontot saada ja selle kasutajakonto kaudu justkui ametlikult nagu süsteemi sisse logida ja siis alla laadida andmeid, mis muidu ei ole kättesaadavad. Leedus toimunu võiks olla ju Eestile äratuskellaks, aga kas me oleme Eestis nendest viimastest Eesti enda andmeleketest üleüldse midagi õppinud? Ma arvan, et üldiselt on neist juhtumist õpitud, aga iga organisatsiooni teadlikkus ja rakendatud meetmed väga palju sõltuvad sellest enda organisatsiooni küpsusest. Ehk siis ma arvan, et see tase on ka kohati ebaühtlane ja nüüd uus küberturberegulatsioon, mis Eestis ka kehtima hakkas aasta algusest ja ma usun, et see aitab ka ettevõtetel rohkem antud teemale tähelepanu pöörata ja teadvustada seda, et tegelikult iga kasutaja konto hoidmine, turbemeetmed on väga olulised ja sellel võivad olla väga ulatuslikud tagajärjed, kui konto lekib või lihtsalt süsteemi sisse murtakse.